Sirvid rahulikult veebipoes ja järsku hakkab veebileht su peale karjuma. Ainult üks toode on alles. 20 inimesel on see juba ostukorvis. Täna juba ostati neid asju. Ainult täna on soodukas. Ja siis sa ostad selle asja ära, isegi siis, kui sa võib-olla nii väga seda asja ei tahtnudki. Aga vähemalt sa ei jäänud ilma. Eks? Fakt on see, et antud toode oleks suure tõenäosusega alles veel ka mitme päeva pärast. Ka meie enda Eesti poed kasutavad selliseid labaseid võtteid. Vaat, lugu selline. Mu sõbranna kinkis mulle uue beigi käekoti ja ilmselgelt mul on vaja osta sellega matchiv Labubu. Juhuslikult tuli mulle ette sneaky reklaam, et neil on soodukad. Ma oleks saanud Labubu poole hinnaga, aga soodukas kestis ainult 13 tundi veel. Ja siis ma läksin oma eluga edasi. Kuniks ma vaatasin järgmine päev uuesti ja soodukas kestis veel 23 tundi. Ja siis 11 tundi. Ja siis uuesti 23 tundi. Ja see sama soodukas kestab tänaseni. Ausalt öeldes tunnen ma ennast veidi petetuna. No siin on esimene asi, mis juba tegelikult silma jääb, et soodushinna kuvamise reeglite järgi, et kui sa pakud soodukat, et siis see soodukas tuleb võtta viimase 30 päeva kõige madalamast hinnast. Ja siis kui nädal aega tagasi oli juba -35% näiteks, siis täna peaks olema see -35% nädal aega tagasi olevast hinnast. Ehk siis, et sa peaksid selle järgi juba tasuta saama või nad peaksid peale maksma. See on nüüd siis mingi neljapäev tehtud. 23 tundi 51 minutit. Iga päev ta läheb nagu uuesti selle 23.59 ja hakkab olla tiksuma. Seda ei tohi teha. See valetamine ju. Igal keskööl läheb Sneaky kohe lõppeva soodustuse timer kenasti jälle 24 tunni peale tagasi. Tarbija eksitamine ja ebaaus kauplemisvõte ja see on tegelikult lubamatu, et mida ei tohi teha, on panna selliseid countereid. Sellisel juhul, kui sul on kampaania näiteks, oletame 24 tundi, et siis sa võid panna 24 tundi, aga siis peab see ka lõppema sellega. Loogika on väga lihtne. Kui mingi asi tundub defitsiitne, siis järelikult on see väärtuslik. Ka minul käis seest jõnks läbi, kui ma nägin, et ma pean järgmise paari tunni jooksul ära otsustama, kas ma tahan oma Labubut või ei. Ja selles kogu point ongi. Korduvalt on tehtud ka uuringuid ja tulemus on üks ja sama. Inimesed ostsid rohkem, kui nendel oli surve peal ja lisaks tundsid nad rohkem rõõmu ostetud kaubast. Aga kõige levinum on iseenesest see, et soodustus lõpeb. Et näidatakse sulle, et sa peaksid kohe ostma selle või siis, et teine asi pannakse juurde, et ainult 2 toodet on laos. Sul tekib see tunne, et sa pead kohe selle Labubu ostma, sest ainult 2 tükki on veel. No reaalselt. Ostad 3 tükki, aga ikka jääb 2 tükki alles. Võtsime ette ühe Eesti veebipoe, mis annab sulle märku, kui keegi kuskil midagi ostab. Kui vaadata veebilehe koodi sisse, tuleb välja, et pop-up ei kuva tõest infot, vaid pannakse koodi poolt suvalistest andmetest kokku. Mingit tõepõhja nendel andmetel, kes ja kust midagi just ostsid, ei ole. Toote saadavust saab kasutada kliendi teavitamiseks. Näiteks, mis esinduses on telefon saadaval. Selline info on kasulik. Aga näiteks allo.ee veebilehel on näha, et tooteid on laos ainult alla 9. Nagu kõiki tooteid. Aga kui neid tooteid ostukorvi lisada, siis on limiit näiteks 16 või 40, mitte alla 9. Sellised teated käivitavad korraga terve hunniku psühholoogilisi mehhanisme. FOMO, hirm ilma jääda, kaotuse kartus. Inimestele tundub kaotamine valusam, kui samaväärse võidu saamine hea. Ajasurve. Kui sa pead kohe otsustama, siis sa hindad vähem loogilisemalt, kas sul seda asja üldse vaja on. Tähelepanu reisijad! Lennujaamas on märgatud pesukaru. Veel pole teada, kuhu ta reisib, aga aprillis on kõigis Supertravel sihtkohtades reisinet 20% soodsam. Vabane kallist roamingust. Vaata super.ee/travel. Kuidas sellised teated ja sildid ja asjad, kuidas see psühholoogiliselt mõjub? Kõige parem näide on, millest ma ei taha küll rääkida, jälle on Temu, et mis on tegelikult ikkagi, seal on hunnik ilmselt psühholoogi, keda on kaasatud. See on nagu online kasiino tegelikult, et sa lähed sinna, sul tekib kohe selline sõltuvus, et kõik on tasuta ja kogu saad auhindu. Et see on tegelikult psühholoogiliselt väga tugev manipulaator. Just see, et sa näed, et sul on ainult jäänud valitud tunde, et sa pead selle kohe ostma. Vahest huvi pärast loen on Temu grupp, sest sealt näed nagu tegelikult seda maailma. Nagu
10 inimesest 8 kirjutavad, et ma sain just paki ja ma ei mäleta, mis seal sees on. Kui sa näed, et ainult 2 toodet on ja -60%, noh, nagu sa ise ütlesid, sul tekib kohe tunne, et ma pean ostma selle, muidu ma jään ilma, on ju. Ja noh, see ongi see, millele rõhutakse. See on nii levinud taktika, et selle jaoks on olemas isegi täiesti eraldi teenusepakkujad. Näiteks FOMO. Jah, firma nimi ongi FOMO. Keegi just ostis selle, keegi broneeris aja. See teeb täpselt seda, milleks see mõeldud on. Paneb kliendid tundma, et nad peavad midagi kohe ära ostma. Üks asi on see, kui firmad tahavad päriselt näidata, et mõni toode on popp, aga kõikidel nii siirad kavatsused ei ole. Foorumitest leiab korduvalt postitusi, kus inimesed paluvad abi. Kas keegi saab anda mulle koodi, mis näitab veebilehel suvalisi numbreid, et keegi vaatab ja keegi ostis? Kuidas ma saan oma lehele lisada? X arv inimesi vaatab seda toodet hetkel. Mul pole vaja reaalajas numbreid, kas või suvalised numbrid. Aitäh! Mingist hetkest see ei ole enam nutikas turundus. See on lihtsalt valetamine. Kahjuks Allot hetkel telefoni teel ei õnnestunud kätte saada. Kas meil on mingid konkreetsed seadused, mis seda kuidagi keelavad või reguleerivad? Jaa, tarbijakaitseseadus on, mis reguleerib seda, et sa ei tohi tarbijale võlts usaldust tekitada, sa ei tohi tarbijale võlts nii-öelda lubadusi anda. Samamoodi kolmas asi on sama see soodushinna kuvamise määrus. Sneak.el ei ole mitte ühtegi telefoninumbrit. Meil käib see asi ainult meili teel ja meie meilile tänaseks nad ei ole vastanud. Euroopa Liidu tarbijareeglid kaitsevad meid selliste petlike võtete eest, on ju. Just. Aga nad ju ei kaitse, kui mul on ikka siuke asi nina ees, mis on juba mingi üle nädala kestnud. Brüssel eeldab seda, et me teeme seadusi ja kõik on seaduse kuulekad. Et noh, tegelikult ei ole. Et natukene on see probleem, et samamoodi nendest, kui Temost või Seinist rääkida, nad juba mitu aastat on ju Eesti turule, eks ju, mitu aastat rikuvad seadusi. Mitte ühtegi trahvi ei ole tehtud. Tegelikult võiks 4% aasta käibest ja miljardid neile trahvi. Et eks siin on ka natukene selline, noh, sellist näidet võib-olla vaja, et kui üks suur platvorm saaks ikkagi miljonites või sadades miljonites trahvi, siis kindlasti see tõmbaks ka selliseid väikseid tegijaid liistule rohkem, et nad näevad, et võib saada suure trahvi. Euroopa Liit kontrollis märtsis 314 veebipoodi ja leidis, et 18% neist kasutasid survetaktikaid ja rohkem kui pooltel juhtudel need ei olnud päris. See on selline tahtejõu küsimus, on ju. No, ma iseenesest arvan, et ma isegi vahest tead paha tuju, raske nädal, noh, see on ka nagu teraapia, vahest ostab mõne asja endale, on ju, et mõtle lihtsalt, et kas sul seda asja on homme ka vaja. Kui sa homme tunned ka, et sul ikkagi on vaja, et siis on okei osta ilmselt, on ju. Nii et hinga rahulikult sisse välja. Mõtle, kas sul on seda toodet tõesti vaja. Sest suure tõenäosusega ei ostnud Mari Viljandist just eelviimast 10 minutit tagasi ära ja soodushind ei saa veel nii pea läbi.